Head IT-huvilised lähedalt ja kaugelt, head kolleegid, nii siin viibivad noored kui ka kaugelt vaatajad. Ükstaskõik, kas te olete värskelt gümnaasiumi lõpetav noor inimene, kellel seisab ees üks elu raskemaid valikuid, või olete te kogemustega juba IT-töötaja, kellel on ainult üks väike diplom puudu, või kui te olete lõpetanud oma esimese kõrghariduse, saanud kätte vastava diplomi ja te leiate, et teie läbilöögivõime tööjõuturul on veelgi suurem, kui te lisate ühele diplomile kõrvale veel ka IT-diplomi, siis kõik te olete praegu õiges kohas ja kuulete just nimelt õiget infotundi, et saada informatsiooni selle kohta, kuidas elus paremini hakkama saada. Täna räägitakse teile tõepoolest konkreetsetest õppekavadest ja sisseastumise tehnoloogiast, aga ma julgen teile väga selgelt öelda, et kui te valik osutub IT-kolledži kasuks, siis te võite kindel olla, et siin te saate sellist haridust, mis on hinnatud nii tööandjate poolt kui ka teie endi poolt, ma loodan, sest ta pakub teile terve elu rahuldust. Sest tõepoolest IT-haridus on selline, et siin on vaja kogu aeg juurde õppida, siin ei hakka kunagi igav, kogu see maailm areneb järjest kiiremini. Miks IT-kolledžis antav haridus on hea ja kvaliteetne? Hea on ta selle poolest, et tõepoolest ta pakub tööd, ta pakub töörõõmu ja kõik IT-kolledži lõpetajad on leidnud erialast tööd. Teiselt poolt, miks see haridus on kvaliteetne? Selleks on teatud protseduurid Eesti Vabariigis kokku lepitud ja välja mõeldud ja IT-kolledž on läbinud nii institutsionaalse akrediteerimise kui ka õppekavagruppide kvaliteedi hindamise. Need on kaks keerulist protseduuri, mille peavad läbima kõik kõrgkoolid ja kõikide kõrgkoolide kõik õppekavarühmad. Ja täna ma võin uhkelt öelda, et Eesti Infotehnoloogia kolledž pakub Eesti parimat haridust, kõige kvaliteetsemat haridust, sest me oleme ainukene kõrgkool Eestis, mis on edukalt läbinud mõlemad akrediteerimised. See tähendab seda, et meie õppekavad on igati korralikud, meie õppejõud on igati kvaliteetsed, meie õpperuumid vastavad parimal moel nendele nõuetele, et te saaksite siin saada head haridust. Ma soovin veel teile terast kuulamist, küsige julgelt, kui teil jääb üks või teine tahk natukene segaseks, sest tõepoolest see kokkusaamine ongi mõeldud just selleks, et te saaksite vastused kõikidele sisseastumisega seotud teid puudutavatele küsimustele. Jõudu teile ja kindlasti õige valiku otsustamine jääb teie teha. Kõike head teile! Tere! Minu nimi on Margus Ernits ja mina räägin teile IT-süsteemide arenduse õppekavast. Mina olen siis IT-süsteemide arenduse õppekava juht ja õpetan ka päris mitmeid õppeaineid, skriptimiskeeli, operatsioonisüsteemide administreerimist, Linuxi installeerimist, infrastruktuuri teenuseid ja eriala tutvustust. Nii et kindlasti ükskõik mis erialal, või kui ta tähendab mitte ükskõik mis erialal, kui ta arenduse või admini erialal siis astute, siis minuga kohtute hiljem ka. Ja enne kui ma õppekavast räägin, ma räägin natuke IT-ajaloost. Et kui te vaatate vanu arvuteid, siis te näete, et nad on tõenäoliselt suured. Mida varem, seda suurem, seda raskem. Ja päris vanasti arvutid olidki nii suured, et võtsid suuri saale, neelasid tervete alajaamade antud energia. Ja arvutite programmeerijaid oli väga vähe. Nad olid kas füüsiku, matemaatiku või mingisuguse muu sellise väga tehnilise hariduse või õigemini sellise teaduste taustaga ja programmeerijate osakaal oli väike. Programme oli vähe. Arvutid olid inimese jaoks midagi väga kauget. Inimesed, kes kasutasid arvutit, olid nad siis teadusasutuste töötajad, olid nad isegi siis, kui nad olid näiteks mõne infosüsteemi töötajad, rahvaloenduse töötajad, siis nad kasutasid arvuteid mingisuguse terminali abil,
niisugune kuvar, klaviatuur, arvuti ise asus kuskil kaugel, modemiga ühendatud. Arvutit nad väga ei näinud, näpuga ei katsunud. Inimeste jaoks oli arvuti kauge ja võõras. Tuli PC ajastu. Inimesed said arvuti koju endale. Läks palju huvitavamaks. Väga paljud hakkasid programmeerima. Eelkõige algas see ka sellest, et arvutimängud võitsid väga paljude inimeste südamed kohe algusest peale ja inimesed hakkasid looma mänge, hakkasid looma pisikesi programme, õppisid programmeerimist ja tekkis selline väga suur huvikommuun asjade õppimiseks. Ja tänu sellele, et PC-sid, personaalarvuteid müüdi palju, oli vaja ka palju rohkem programmeerijaid. Programmeerimine läks massidesse, ülikoolidesse, hakati koolitama IT-süsteemide arendajaid. Kui asi aeg edasi läks, selgus, et programmeerijaid on veel rohkem vaja. Kõik asjad läksid internetti, kõik arvutid on omavahel ühendatud. Kui avate veebisirvi või mõne muu programmi, siis tõenäoliselt see sisu, mida te näete, tuleb kuskilt hajussüsteemist, võib-olla üle teiselt poolt maakera teie ekraanile. Ja juhtus selline olukord, et programmeerijaid on veel rohkem vaja. Jällegi korduvalt järjest rohkem läheb vaja. Lõpuks me jõuame sinna, et igasugused asjad on internetis ja omavahel ühendatud ja igasugused asjad vajavad programme. Nüüd natuke üks kõrvalepõige teise valdkonda, robootikasse. Et küsimus teile, kes usub, et tulevikus ümbritsevad igal pool meid roboteid? Te näete neid igal pool, te tunnete neid igal pool. Käsi püsti. Mis te arvate, kui varsti see võiks juhtuda? Kes pakub 5 aastat? Käsi püsti. Kes pakub 10 aastat? Käsi püsti. Kes pakub rohkem, et hiljem? Ja läheme nüüd arvutite juurde tagasi, unustame selle robootika ära. Jätke meelde, palju te pakkusite. Ja kui te vaatate, et kunagi olid arvutid kaugel, nad olid suured kastid, ühel hetkel nad olid pisut väiksemad kastid. Ja kui te praegu siin ruumis ringi vaatate, oskate te öelda, mitu arvutit siin ruumis võiks olla? Kes pakub? Kes arvab, et need on üle 100? Käsi püsti. Kus nad on? Mitu arvutit teil taskus on? Keegi oskab öelda? Üks. Mis see üks on? Üks on telefon. Mitu arvutit telefoni sees on? Üks on telefoni enda protsessor tõenäoliselt. Üks on SIM-kaart, mis on iseenesest täisväärtuslik arvuti. Iga kiipkaart, mis teil rahakoti vahel on, sisaldab arvutit. Igasugune seade, mida te igal pool näete, sisaldab arvutit. Ja te ei tunne neid ära kui arvuteid. Nii et mõelge sellele. Lähme nüüd robootika juurde tagasi. Igas paganama kohas, kus te ringi vaatate, on juba arvuti. Siin on vaja midagi sisse programmeerida. Ja mõtleme, mis asi nüüd robot on. Definitsioon on kindlasti erinevaid, aga kui te mõtlete sellele, et robot saab infot väliskeskkonnast, millegiga mõjutab väliskeskkonda, kas tal on mingi liikuvat või siis ta kiirgab mingit signaali välja või annab teile lihtsalt tulukestega märku, mõjutab väliskeskkonda, teeb midagi tarka ja sisaldab programmi ja arvutit, siis te avastate, et sellele definitsioonile vastab kaasaegne maja. Robot on juba teie ümber, juba täna, juba praegu. Kogu igasugune elektroonika kompleks, mis teid ümbritseb, saab sisendit, reageerib teile järjest rohkem. Läheb asi sinna, et te panete selga endale arvutisüsteeme, te kannate neid kaasas, juba praegu kannate kaasas. Ja see ongi normaalne. Nii et samamoodi, nagu inimesed ei tunne ära sellistest asjadest praegu arvutit, samamoodi me ei tunne ka ära neid roboteid, mis meid ümbritsevad. Aga mida IT-arendaja peaks teadma, et kui varem oli vaja tarkvara teha ainult sellistele asjadele, mida inimesed tundsid ära arvutitena, nüüd on vaja arendada ka tarkvara kõikidele muudele asjadele. Ja paraku on tendents selles suunas, et kõik asjad saavad enda sisse tarkust. Arendajaid on jällegi veel rohkem vaja. Ükskõik kuhu te vaatate.
ja juba üsna ammu juhtus selline olukord, et näiteks tarkvaraarendus, mis kulutatakse kontoritööprogrammide arendamiseks, on väiksema mahuga kui arendus, mis on näiteks mikrokontrollerite arendus, väikeste arvutisüsteemide arendus, mis on autotööstuses. Juba sinna läheb rohkem raha arendustöösse kui kontori tarkvara tegemisse. See arendus ei ole meil kohe nähtav, kui inimene õpib näiteks programmeerimist, siis ta ei kujuta ette, et võib-olla tulevikus ta programmeerib midagi sellist, millest tavainimene ei saa arugi, et seal on midagi programm sees ja üldse mingi asi. Aga kõik asjad muutuvad arukaks ja paraku juhtub jälle, et kui programmeerijaid oli järjest rohkem ja rohkem ja rohkem vaja, siis on neid veel rohkem vaja. Internet on täis asju, kõik asjad muutuvad arukaks, kõigil on vaja kirjutada programmi. Sellega on seotud omad ohud, näiteks kas te suudate rahulikult elada selle mõttega, et võib-olla teie rööstrisse tuleb paigaldada viirusetõrje või siis mingi viirus ründab teie külmkappi. Et ei ole võib-olla väga mugav, aga tarkvaraarendajad peavad nüüd ka sellele algusest peale mõtlema, et sellised ohud on olemas. Kui te plaanite õppida IT-d, siis te võite avastada sellist asja, et teile tundub, et te tahaksite õppida näiteks arendajaks või tundub, et te tahate õppida IT-süsteemide administreerijaks või tegeleda analüüsiga või turvalisuse aspektidega. IT on suur ja lai. Seal on hästi palju erinevaid väljakutseid. Erinevate inimeste oskuseid ja inimese isikluse omadusi läheb seal vaja. Nii et kui te tunnete, et teil üks asi hakata õppima, et üks asi ei sobi, võibki juhtuda, et te keskendute tulevikus IT-s mõnele teisele alale ja need ei ole üldse sarnased. Mõnigi baasteadmus on sama, aga need võivad olla väga erinevad. Nii et IT-d õppima asudes võite olla täiesti kindel, et igav seal ei hakka, et kui teil mingis valdkonnas hakkab igav, võite liikuda teise valdkonda ja seal võib olla teie jaoks kõik maailm täiesti teistsugune. Mõned soovitused sisseastujatele. Paljud sisseastujad kardavad, et äkki läheb jubedaks see matemaatika, mis siin on, ja kardavad ka seda, et varem nagu väga suurt IT-teadmist ei ole, sinna kindlasti astuvad sisse inimesed, kes on 10 aastat IT-valdkonnas töötanud, et võib olla päris jube. Selle vastu aitab väga edukalt üks asi, tuleb iseseisvalt õppida kooli kõrvalt. Ja programmeerimise kohta on öeldud sedasi, et seda ei saagi õpetada, et seda saab ainult õppida. Päris nii hull ei ole, aga iseseisev õppimine, enda huvi tekitamine, programmide kirjutamine, mitte sellepärast, et õppejõud käskis järgmiseks tunniks ära teha, vaid hakata kirjutama võib-olla pisut varem juba, et õppejõud ei olegi midagi käskinud teha, midagi, mis ennast huvitab. Viib selleni, et te õpite midagi selgeks ja mida rohkem te selgeks saate, kui te nulliga teadmistega siia tulite, siis seda rohkem see asi hakkab teile meeldima. Te ei kardate seda vähem. Algus on raske. Algus on sellepärast raske, et teadmatus on väga suur. Nii kui te sellesse süsteemi sisse lähete, mingi valdkonda endale selgeks teete, te tunnete seal valdkonnas tugevalt, siis kõik uued teadmised, mis tulevad teile, te seote selle teadmisega, mis teil juba olemas on, läheb palju kergemaks. Nii et paljud sisseastujad kardavad seda algust ja tunnevad, et see on raske. Aga see on algus, see ongi raske. Ja seda saab ületada siis, kui te õpite ja kui te õpite, tekib ka huvi ja siis on lihtsam õppida. Mida rohkem huvi asja vastu tekib, seda lihtsam on uusi teadmisi omandada. Mida rohkem on uusi teadmisi, seda lihtsam on seda huvi endal üles hoida. Kolledži eesmärk on siis teile anda mitmekülgsed, praktilised oskused ja teadmised IT-süsteemide loomiseks. Arenduse õppekavas on see just arendamiseks. Ja arendusõppekavas te näete väga palju erinevaid õppekava aineid. Te saate ka neid praegu ilusti meie õppeinfosüsteemist vaadata, millised on meie õppekavad, millised need ained on. Ja see ainete nimekiri ei ole niimoodi laest kokku pandud, vaid me oleme suhelnud tööandjatega, kogunud tagasisidet oma vilistlastelt, oma tudengitelt. Me kaasajastame seda pidevalt. Me tegeleme sellega, et see oleks just teile, nendele, kes sisse astuvad, see, mida te vajate. Arendusõppekavas on palju arvutitega ja programmeerimisega ja tarkvaraarendusega seotud kohustuslikke aineid, kuid on ka selliseid valikained, et kõike ei pea kõike teadma.
et praktika on ikkagi selline, et kui te õpite koolis selgeks niisuguse laiaulatusliku põhja ja mõned programmeerimiskeeled päris põhjalikult, lähete tööle, siis te kasutate väikest osa sellest teadmistest, mida te koolis omandasite. Siis võib küsida, et miks te peate kõike seda laia endale selgeks tegema. Peate sellepärast, et kui te lähete tööle, te satute niikuinii tehnoloogia otsa, mida te ei ole õppinud, mida koolis ei räägita nii kõvasti, sest kui koolis kõiki tehnoloogiad räägitaks, siis te oma eluajaga ei lõpetaks. Ja te peate õppima juurde ja mida laiem ja korralikum see baas teil on, seda lihtsam on uusi teadmisi sinna külge panna, seda kergemini te õpite uued asjad selgeks. Nii et te peate õppima ka neid tehnoloogiad, mida te tunnete, et võib-olla vaja ei lähe. Ja mina soovitan õppida võimalikult palju läbi praktilise kogemuse ja mitte sellise kogemuse, et õppejõud käseb nüüd järgmiseks tunniks teha valmis selle, teise, kolmanda asja, vaid mõelda, et kui mul on vaba aega, kas ma leiaksin midagi huvitavat teha, kas ma teeksin midagi, looksin midagi huvitavat. Meil on olemas robootikaklubi, meil on olemas erinevad kohad, kus saab aktiivselt tegutseda, ise asju teha. Nii et kasutage neid võimalusi. Minu poolt on kõik, kas teil on arenduse õppekava kohta küsimusi? Teil oli siin õppekavast välja võttes, oli ainult inglise keeles. Kas õppekava on ka ingliskeelne või õpetatakse ka eesti keeles? Õppekava on eesti keelne, aga kuna ma seda ettekannet olen teinud ka inglise keeles, siis see pilt on inglise keeles seal. Seda me olen ümber pannud. Õppekava näeb ka eesti keeles. Et kui hetkel küsimus ei ole, siis ma annaks jutu üle. Tere päevast, et mina olen siis Indrek Kokk ja mina olen administreerimise õppekava juht. Ja paar sõna see administreerimise õppekavalt ja mul on hea kolleegi Kaido Kikase paar mõtet ka siin kokku kogutud. Nii. Et siin on kokku aja jooksul on meil leidnud seda, et kolledžis ootame, et tahame sellisi tegelasi, kes tahavad õppida. Mida nad tahavad õppida. Ja me hoiame oma õppetöö, lähenemise õppetööle reaalsele eluga seotuks. Tähendab seda, et meil on palju praktilisi töid ja see, mis on reaalses elus ka populaarne ja tulemas, see on meile ka sisse tulemas. Me teeme koostööd erinevate partneritega kogu aeg, et küsime nende käest, et mida teie teete, mida võiks parandada, vaadata, mis on see kaasaegne popp ja suurepärane. Kolledži vaatest on see, et me oleme suhteliselt väike kool. Ja me oleme konkreetselt kontsentreerinud ühel valdkonnale. See on IT õpetamine, IT rakendus, kõrghariduse õpetamine. Mainitud head partnerid, meil on head eeldused rahvusvahelistumiseks ja tegelikult on meil käimas, see kevad oli jälle üks rahvusvaheline partnerprogramm siin kolledžis oli, et tuli 8 nädalaks rahvusvahelised tudengid Eestisse siia selliseid reaalseid ettevõtete poolt antud ülesandeid lahendama. Ja see osales ka kolledži tudengid, et põhimõtteliselt saate mõneti ka selle rahvusvahelise kogemuse. Võite saada rahvusvahelise kogemuse siin Eestis ka kätte. Selles mõttes, et kuidas rahvusvahelises meeskonnas töötada, meeskonna töö, tähtaajad ja nii edasi. Vaadates. Meil on tuumikõppejõud, osad on mitte eestikeelse õppe emakeelega, nii et te saate ka oma eesti-inglise keelt ka harjutada siin. Selles mõttes, et IT-keel on inglise keel paratamatult ja seetõttu saate ka seda IT-inglise keelt siin kui harjutada ja õppida ilusti vaadata. Ja meil on lai skaala külalise õppejõudusid. Selles mõttes, et meil on igalt poolt ettevõtetest spetsialistid. See on seesama see partnerite teema. Et spetsialistid tulevad meile õpetama hea meelega. Ja siis on neil on see reaalse elukogemus olemas. Te saate selle reaalse elukogemuse korralikult üles korjata kohe. Meil on korralik tehnoloogiline baas, mida me ka uuendame aeg-ajalt. Sama me käime ajaga kogu aeg kaasas. Et ajaloolisi asju võib õpetada, aga see ei ole see, mille peale me siin rihime ja sihime. Meil on arenev kutsesertifikaadisüsteem.
see tähendab seda, et osad ained on selliselt seatud ja disainitud, et kui need ained korralikult läbi teete, kõik need asjad korralikult ära õpite, siis te olete nii palju ette valmistatud, võite minna kutsesertifikaadi eksamile. Hea võimalus, mida Eestis väga ei kasutata, sest Eesti õnnetus on mõneti see, et me oleme väike. Ja head tegijad teatakse niikuinii, ilma sertifikaadita ka. Aga sertifikaat on vaja kahel põhjusel. Üks põhjus on see, et tegelikult Eestis ka mõned ettevõtted saavad näiteks oma mingitel müügipartneritel toetus selle peale, kui neil on sertifitseeritud spetsialistid. Osadel hangetel, kui tööandja kellelgi teeb mingit teenustööd, siis tööandja käest küsitakse, et kui head spetsialistid on sul, ja siis heade spetsialistid näitamiseks on vaja kutsesertifikaati ka juurde. See on üks asi. Ja teine asi on see, et kui te juhtute kuskil välismaale minema mingiks ajaks, et siis kahjuks Eesti IT-kolledž ei ole välismaal nii tuntud, et lihtsalt ütlete, et IT-kolledži vilistasite, kõik on valmis ja kuulame teid. Et välismaal on ka vaja seda kutsesertifikaati. Ja viimane punkt on siin see, et klassid on alati lahti. See tähendab seda, et nii kaua kui maja on avatud, on meil ka klassi uksed põhimõtteliselt avatud. Te saate, kui astute kolledži üliõpilast, saate oma uksekaardi, millega te saate avada klassi uksi. Mõned klassi uksed on nii ka sama ka lahti ja asja mõte on selles, et spetsialiseeritud klassid, näiteks siin 4. korrusel Cisco klass. Asja mõte on selles, et see vilumus tuleb praktiseerides. Reaalsete seadmete peal ja selleks, et teile võimaldada ligipääs reaalsetele seadmetele, siis ongi klassi uksed lahti ja see paratamatult, kui te mingid käsurijad korra läbi, ma räägin admini vaatest. Et kui te mingit asja installite ühe korra, saate enam-vähem hakkama, võib-olla otsite kuskil Google'ist midagi appi ka. Aga kui järgmine kord tegema hakkate, siis paratamatult tuleb jälle meelde tuletada. Hea on see asi mitu korda läbi mängida ja meelde jätta need põhipointid või mõtted, mis seal on, mis ja kus teevad. Miks on hea siis tudeng olla kolledžis? Tudengi vaates kolledž on hea. Et õppeosakond on sõbralik kasutus. Ta on mõeldud teile abiks olemiseks. Vaataks. Meil on toimiv üliõpilase esindus. Saate ka juba esimese aasta lõpul kandideerida ja üliõpilas elus kaasa lüüa vaadata. Klassiuksed on lahti, osad kabinetiuksed on ka lahti, nii et otse suhtlus õppejõuga täitsa töötab. Tulge, rääkige, vaatame. Margus juba Robotexist, robotiklubist rääkis ja siin on võimalus teha igasugused huvitavad üritusi, toimub ka meil vahepeal. Oli siin meil vanavaralaat, meil päris tihti osaliselt ka otsesuhtluseks õppejõududega on olemas ka meil tudengipaarid. Et kuskil niimoodi reede õhtuti mõnikord saab maha istuda ja omavahel otse rääkida. Tudeng tudengiga, tudeng õppejõuga ja nii edasi. Okei, aitab kolledži reklaamis ka, mis administreerimise õppekava kui selline on. Ja mul siin selle slaidi peal on kirjas, et mida elu nõuab tegelikult serveri administraatorilt, see on kokku korjatud nüüd töötatud administraatorid, mida nad arvavad. Et infosüsteemide administraator peab mõistma seda, mis asja ta haldab, kuidas need toimimise põhimõtted on, kuidas töötab seal all see operatsioonisüsteem. Kuna kogu see asi on tänapäeval võrku ühendatud, siis kindlasti võimalik peab teadma seda, et kuidas need võrgud toimivad. Kuidas meil andmed liiguvad ühest punktist teisme. Oluline on see, et teada, kuidas need asju teha turvaliselt. Võib-olla arendajatele öelda, et teeme niimoodi, et siis on turvaline. Ja kaitsma kõiki asju. Sest administreerimise töö on selline IT mõneti ka tugitöö ärile. Administraatori ülesanne on toimida, et äri toimiks. Et mis iganes ettevõtte jaoks te töötate, et selle ettevõtte äri toimiks ja tänasel päeval enamasti see äri nõuab IT tuge väga kõvasti taha. Kui see IT sealt tagant ära kukub mingil põhjusel, ega siis ärile ju raha ka ei tule. Ja siis ega siis kaua siis teid ka palgal hoitakse või raha ei tule juurde. Muidugi peab toimima ka seda serverite riistvara, mille peal need serverid, kuidas nad töötavad.
ehk administraator peab oskama skriptida. Sest administraator peab olema parajalt laisk. Et las masin teeb tööd. Ja skriptimine on see asi, mis ütleb meile mingid skriptid paneme tööle, et las need konfigureerivad, installivad, haldavad neid asju. Et enamasti, kui te midagi administreerite, neid asju on palju. Margus ennem rääkis ka, et see IT on kõik meil ümber, erinevad pisikesed seadmed ja igal pool on olemas. Ja serveril on ka palju hallata ja neid skriptida. See haldamise kogemus tuleb töö jooksul. Soov ise käkkida on selles mõttes, et te peate nagu sisse vaatama. Ja näpu külge tegema vaatama, mis seal karu kõhus on tegelikult. Mis seal karu kõhus on, ja see karu kõhu sisu peab tegelikult ka korda minema. See töö peab korda minema. Otsima võimalusi kvaliteeti tõsta selleks, et asjad töötaksid korralikult ilusti. Et tegelikult kõige kõvemad adminid on sellised, et kes põhimõtteliselt või kõige paremini tasustavad adminid on need, kes joovad lihtsalt mõned, ma ei tea, kohvi või viskit niimoodi ja istuvad kuskil laua taga. Sest nendel asjad töötavad. Et ei jookse igal pool suure hoolega, et seal on vaja tule kustutada, seal on vaja tule kustutada. Et tööpäev on lihtsustatud, see peab asjad kõik töötama. Õppimisvõime on oluline, sest et nii kaua, kui mina seda administreerimise tööd või nurkapidi teinud, olen seal 10 aasta, 15 aasta jooksul need tehnoloogiad muutunud. Et see asi, mis ma 15 aastat tagasi õppisin, need konkreetsed oskused, mõned. Ma olen neid ära unustanud, mul pole neid vaja olnud, aga need põhimõtted peavad olema ikkagi meeles. Et miks niimoodi asjad toimivad? Miks niimoodi on hea teha? Ja jätku enese täieneb just sellepärast, et see asi kogu aeg areneb elu jooksul. Ja mõneti administreerimine on ka elustiil, selleni jõuame veel viimase slaidi juures. Nii, aga kuidas te administraatori oskused ja omadused siis kätte saate? Selle jaoks me õpetame teile erinevad aineid. Me õpetame eramaid põhiliselt 2 operatsioonisüsteemi. Microsoft Windowsi vaatame ja keskendume nii kliendile kui serverile. Ja Linuxi poole pealt on meil fookus serverite peal. Linuxi klient, see tuleb nagu serveri kõrvalt juba selle Microsofti kliendi haldamise kogemuse baasi pealt ka juba ära. Et Linuxi kliendi aga ainet kui sellist eraldi meil hetkel ei ole. Õpetame andmebaase, kuidas need töötavad, kuidas need administreerida. Siis erinevad infrastruktuuri teenused, e-postid, veebiserverid, nii edasi. Kogu see teema käib seal all. Võrgundust, me oleme Cisco võrguakadeemia. Siin Eestis me õpetame erinevaid Cisco võrguakadeemia aineid nii algtaseme kohal kui ka siis professionaali tasemel. CCNA sertifikaadid, CCNP sertifikaadid. Erinevad võrguaineid veel, ka see oli sealhulgas ka traadid ja sidealused. Et kuidas wifi ja muud asjad töötab. Skriptimine on oluline. Skriptimises õpetame 3 keelt või variatsiooni, Bashi, Pythonit ja Windows PowerShelli. Just sellepärast, et need serverid on paljud, ei hakka iga ühte sisse logima neid asju teema. Võime kaugelt hunnikust need skriptidega ära teha, vaadata. Ja niimoodi üle kõigi nende ainete katusena on tegelikult ka see turvalisus. Kahjuks see IT-maailm mõneti, kui nüüd praegusel hetkel ei ole enam nii väga sõbralik, see on kuskilt kuidagi väga kuriga natukese. Vaata. Nii, aga administreerimine kui elustiil. Et kui te sellele koomiksile kui esimesel korral pihta ei saaks, siis kui te kolledži olete ära lõpetanud, et siis on selge küll, mida siin mõeldud on. Mis ja kuidas need asjad toimivad. Ja kui ainete vastu huvi tunnete, siis wiki.itkollega.ee-s on osad ainete õppematerjalid üleval. Harjutustunnid, loengumaterjalid, et saate sisse vaadata, mida me siin õpetame. Kuidas need asjad toimivad, mis toimub, kuidas vaadata. Kas on administreerimise kohta küsimusi? Õppetöö toimub enamasti eesti keeles.
aga kui praegu ei ole, et siis ma jään siia ja kui see uudishimupäev või see infotund lõppenud on, eks siis tulge ja küsige. Või siis astuge 4. korruselt ka läbi, et ma hetkel veel olen siin olemas. Aga aitäh! Tere! Minu nimi on Alar Krist ja nagu öeldi, et mina olen süsteemianalüüsi õppekava juht, aga ühtlasi ma olen külalisõppejõud. Mina olen üks sellest siis, nagu siin Indrek ütles, meil on lai valik külalisõppejõude ja minu päris töökoht on tegelikult Swedbank. Töötan osaliselt Rootsis, osaliselt Eestis, et seal on niisugune arhitektuuri ja strateegia osakond ja mina olen siis ettevõtte arhitekt. Ja õpetan ühtlasi ka mõningaid aineid. 3. kursusel siis süsteemianalüütikud tutvuvad või kohtuvad minuga taas. Ja kõigepealt siis meeldetuletuseks, et süsteemianalüüsi õppekava on õhtuõpe. Reeglina need meie tudengid töötavad. Paljud neist isegi ka juba süsteemianalüütikuna või ligilähedasel ametikohal. Samas paljud mitte, paljud töötavad kuskil nii-öelda ka mitte IT ametikohal ja siis ütleme, soovivad õhtul õppida. Nii, täna siis ma keskendun siis kitsamalt sellele süsteemianalüüsi õppekavale ja mul on väga hea meel, et juba Margus ja Indrek rääkisid väga ilusasti kolledži kohta üldist infot, et selle ma saan vahele jätta. Et katsume leida vastused järgmistele küsimustele. Et miks tasub õppida siis süsteemianalüüsi õppekava ja mida me õpetame ja ühtlasi ka, et kellena siis tulevane lõpetaja tavaliselt töötab. Kõigepealt 2 töökuulutust. Ehk see on siis vastus küsimusele, et mida tööandja ootab. Üks Eesti Energia kuulutus ja siis Swedbanka kuulutus. Noh, nagu te näete, tuleb siis nii-öelda äripoole nõudeid välja selgitada, uurida, kirja panna ja modelleerida siis kasutuslugusid, modelleerida andmeid ja modelleerida, kirjeldada infosüsteemi liideseid ja tegeleda ka testplaanidega. Noh, selleks siis tavaliselt oodatakse, need on nagu peamised tööülesanded, see esimene punkt. Ja tavaliselt oodatakse siis mõningaid teadmisi. Noh, nii Eesti kui maailma kontekstis, et siis tuleb tunda siis analüüsi vahendeid, standardeid, meetodeid, osata äriprotsesse modelleerida, olla hea suhtleja ja meeskonnaliige ja nii edasi. Ja umbes samasugune kuulutus on ka siis Swedbanka poolt üles pandud. Süstematiseerida tarkvarale esitatavaid nõudeid. Süsteemianalüütik on siis see, kes nii-öelda teeb valmis selle tarkvara projekti, mille järgi arendajad hakkavad tööle. Lihtsustatult öeldes võib niimoodi mõtelda. Jällegi koostada andmemudeleid, modelleerida andmevahetust ja muud. Ja jällegi umbes selleks eeldatakse teatavaid kompetentse. No ja arusaadavalt siis meie siin neid kompetentse õpetame. Nüüd veidikene selline üks näide süsteemianalüüsist. Süsteemianalüüsist, mis on tehtud selle õppekava kui sellise kohta. Et kõigepealt vastus küsimusele, et miks üldse tasub õppida. Et on 2 mõistet. Kõigepealt on õpiväljund.
mis on siis hulk teadmisi, oskusi, hoiakuid, mida on tarvis elus. ja veidikene kitsam vaade, mida mina kui ütleme rahvusvahelise sellise veidi suurema firma esindan, on siis õpiväljund on ka töötajale tema ametikohal vajalikud oskused, teadmised. ja need oskused on siis tagatud teatavate kompetentsidega. Umbes nii, kui te mõtlete neid kuulutusi, see esimene pool oli see, et mida on tarvis teha, ja teine pool, tagumine pool oli see, et mida selleks peaks teadma ja oskama, et suuta oma tööd hästi teha. Ja üldine lähenemisviis on siis niisugune, see on siis ka väike värvikood järgnevaks, et meil on erialased õpiväljundid, see kollane vasakpoolne plokk. Need on siis, mis on hädavajalikud süsteemi analüütiku tööks. Aga on ka üldised õpiväljundid, nagu näiteks õppimisvõime ja nii edasi. Oskus esitleda oma ideid, mis on siis vajalikud tegelikult paljudel erialadel. Ja siis parempoolsed sinised plokid on siis need kompetentsid, mida võib samuti jagada nüüd 3 tasandile, et kõige tumedam sinine, see on siis süsteemi analüütikule vajalikud sellised põhiteadmised ja oskused. Siis on tugiteadmised ja oskused ja baasteadmised. Tegelikult on isegi õppekavas, kuidas te loete ka umbes niimoodi need ained jaotatud. No ja nüüd on üks näide, me detailidesse ei lasku, aga see on just nagu lähenemisviis. Et tutvustan siis lühidalt, et missugused need õpiväljundid, see kollane osa tähendab seda, mida on meil reaalses süsteemi analüütiku reaalses töös vaja. See on siis ka, ütleme, kokku kogutud heade praktikate ja nii-öelda päris süsteemi analüütikute käest. Et kõigepealt tuleb osata siis kirjeldada, modelleerida olemasolevat infosüsteemi. Kui te kuskile tööle lähete, siis seal on alati midagi olemas. Ja sellest tuleb luua siis nii-öelda arusaadav, sealhulgas visualiseeritud pilt. Siis kõige tähtsam osa on siis, peab oskama nii-öelda koguda, kirjeldada, modelleerida nõudeid. Vastus küsimusele, miks seda tarkvara või infosüsteemi või tema osa tarvis on. Ja vähe sellest, meie süsteemi analüütik peab oskama ka loogilisel tasandil nii-öelda lahendust välja pakkuda. Teha loogilist disaini, pakkuda välja uusi tarkvaralahendusi. Ning peab osalema ka testide koostamises. Selleks, et seda kõike teha, on siis seal paremal pool üks hulk kompetentse, mida teile õpetatakse läbi erinevate ainete. Noh, nagu näiteks siin siis süsteemi analüüsi üldmeetodite tundmine ja ettevõtte ja infosüsteemi analüüsi modelleerimise oskused, nõuete kogumise oskused ja nii edasi. Siin. Et need tumedamad on siis, mis on kitsalt fokusseeritud teadmised ja oskused, mis on vajalikud süsteemi analüütikule, veidi eledamad on siis nii-öelda IT üldisemad teadmised, oskused, mis tulevad, mida ka süsteemi analüütik vajab oma töös. No nagu näiteks disaini ja projekteerimise baasoskused ja teadmised ettevõtte ja infosüsteemide arhitektuurist. Et selline on niisugune meie süsteemne lähenemine. No nüüd on natuke heledamad kollased õpiväljundid, mis on üldisemad, nii et siis üldiselt analüütik, IT-analüütik peab oskama suhelda hästi tellijatega. Ja peab oskama osaleda koostööprotsessis. Ja samuti siis üks, mis on eriliselt välja toodud, peab oskama oma ideid, välja pakutud lahendusi esitleda, neid veenvalt põhjendada. No ja seetõttu me siis õpetame ka näiteks suhtlemis- ja koostööoskust ja õppimis- ja infokogumise oskust. Eelkõige me teeme palju iseseisvat tööd ja teeme palju grupitööd, et selline on meie lähenemisviis. Nii. Nüüd
veel veidi laiendatud ja üldistatud vaade on siis niisugune, et seal kõige vasakul on siis need õppekava süsteemi analüütikule vajalikud õpiväljundid ehk oskused, teadmised igapäevatöö tegemiseks. Siis on kompetentsid, õppekava kompetentsid. Ja edasi siis tegelikult paremal pool me õpetame tervet hulka aineid. Ja ühes aines, üks aine võib tekitada mitmeid teadmisi, oskusi ja samas teine aine võib vajada või täiendada eelmise aine poolt tekitatud teadmisi, oskusi. Nii et see väljendub formaalselt selles, et mõningad õppeained on teistele ainetele eelduseks. Et kokkuvõttes on niisugune võrgustik ja meie oleme püüdnud siis mõtelda tagantpoolt ettepoole ja õpetada tõesti teile seda eelkõige fokusseerida sellele, mida tegelikus elus tõesti tarvis on. Selles on see mõte. Ja lõpetuseks siis kellena IT-süsteemi analüüsi õppekava lõpetaja tavaliselt töötab. Peamised erialalised töökohad on sellised, mille nimetuses sisaldub sõna analüütik. Kas siis IT-analüütik, süsteemi analüütik, võib-olla ka lihtsalt analüütik. No ikkagi IT-d on mõeldud sellel. Aga ta võib töötada ka paljudel teistel erialalistel ametikohtadel, nagu ärianalüütikuna, projektijuhina, töögrupijuhina või sellise tiimiliidrina, aga ka IT-disainerina ja ka IT-arhitektina, kui ta nii-öelda pisut juurde õpib. Ja samas on maailmas üsna moodne ja ka levinud võtta tööle analüütikuid, IT või süsteemi analüütikuid juhtidena. Selles mõttes, et see süsteemi analüütik oskab tavaliselt keerukat nähtust, asja, nagu üks ettevõtte või tema alamosa, näha tema seostes ja toimimises ja tema keerukuses nagu süsteemina. Ja siis põhimõtteliselt nii-öelda kõikjal, kus tuleb kasuks süsteemne lähenemine. Ja ongi kõik. Kas on küsimusi? Kui ei, siis anname sõna järgmisele esinejale. Tere kõigile ka minu poolt, et kõrgharidusreformis tegelikult selles tasuta õppe võtmes ongi mõtet rääkida ainult, sellepärast et muidu kõrgharidusreforme on ajas olnud ja ega nad otseselt tudengid nii hirmsasti ei puuduta. Need selle aasta sisseastujad on teine aasta, kes astuvad sisse kõrgharidusreformi järgsesse kõrgharidusse, mis tähendab, et tasuta õpe on selline tore müügiartikkel tegelikult, mis ühtepidi on õige. Tasuta on võimalik kõrgharidus omandada. IT-kolledž, ma julgen vist küll öelda, et ainsa erakõrgkoolina Eestis on kaetud tulemuslepinguga, Haridus-Teadusministeeriumiga sõlmitud lepinguga, mis võimaldab meil anda tasuta haridust eestikeelsel õppekaval. Need 3 õppekava, mida just ennem tutvustati, on kõik eestikeelsed ja sellel tasuta õppimisel on, nii nagu iga asja juures on mõni aga, siis sellel on ka oma tagad ja üsna kiiresti saab tudeng selgeks sellised asjad nagu õppekoormus, õppekava täitmine ja kes siis on varem kusagil õppinud või kellel on töökogemust, mida võiks arvestada või tahaks arvestada õppekava täitmisel, siis ka tegelikult sellise tähekombinatsiooni nagu võta, mille taha peidab ennast protsess, mida nimetatakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
Need 3 mõistet on sellesama tasuta kõrghariduse kontekstis tegelikult väga olulised. Esiteks, mis asi on õppekoormus? Õppekoormuse valib sisseastumisel inimene ise. See on ainus kord, kui õppijal on võimalik valida õppekoormust, kas siis täiskoormus või osakoormus. Tasuta õpe on sel juhul kättesaadav või tasuta õppekohal õppimine, kui te valite täiskoormuses õppimise. See tähendab seda, et täiskoormuse miinimumpiir on 75% kumulatiivselt täitmisele kuuluvast õppekava mahust, mis tähendab seda, et tööd tuleb teha päris parasjagu. Kui õppekava nominaalmaht on 60 punkti, siis 45 tuleb aastas ära teha selleks, et täiskoormusesse püsima jääda. Kui see õppe aasta lõpus see punktide summa on väiksem, siis viib juba kool tudengi üle osakoormusesse, mis tähendab seda, et tasuta kõrgharidus selleks hetkeks on selle tudengi jaoks möödas. Osakoormusesse, olgu see siis valik sisseastumisel või õppeprotsessis õppetöö, mitte piisavas mahus õppetöö osalemisel, piisavalt ainepunktide ära tegemisel, osakoormusõpe on igal juhul tasuline õpe. Nüüd õppekava täitmine. Selles mõttes õppekava täidetakse ainepunktidega. Õppekava on võimalik täita nii nende ainepunktidega, mida te siin kohapeal õpite, kui nendega, mida te olete varem kusagil õppinud või arvestate töökogemusest õpitud. Nüüd see viimane täidab õppekava ja täidab õppekoormust. Küll aga ei täida ta õppekava täies mahus täitmise kontekstis seda õppekava. Ehk kõrgharidusreformi järgselt on koolidel õigus õppuri käest küsida raha puudu jäävate ainepunktide eest. Me omavahel vahel nimetame neid trahvipunktideks, aga tegelikult on mõte selles, et kui õppur õpib madalama koormusega kui nominaalkoormus ehk 30 EAP-d semestris, siis nende punktide eest, mis sellest puudu jääb, on õigus koolil raha küsida, sellepärast, et nende punktide raames tegeleb kool selle tudengiga ju veel. Ma toon ühe näite. Kui te näiteks deklareerite sügisel 30 punkti, aga sooritate sügissemestri lõpus 26, siis te tegelikult jääte 4 punktiga nii-öelda miinusesse. See tähendab seda, et kevadsemestril oleks koolil õigus teie käest 4 punkti eest raha küsida. Kolledž eelmise aasta eel tehtud otsusega, nõukogu otsusega on otsustanud, et see piir, kust maalt vähemate punktide kogumisel hakatakse raha küsima, ei ole 30, vaid 27. Ehk et ei pea 30 punkti tingimata semestris saama selleks, et üldse ei peaks maksma. Piisab 27. Selle 10% lõtku on kolledž otsustanud tudengitele võimaldada. Kui minu näites oli 26 punkti kogutud, siis 1 punkti eest arve kevadsemestril tekib. Ja see on kumulatiivne. Kui te ka kevadel teete vähem, siis need summeeruvad. Ehk mõnes mõttes võib tekkida olukord, kus te maksate ühtede tegemata punktide eest mitu korda. Põhimõtteliselt on see võimalik. Samas on võimalik vastupidine olukord, mida selle aasta sisseastujad päris paljud kasutasid. Teete sügisel tublid punktid 32, 34 ja saate kevadel natukene vähem. Või kas vähem tingimata deklareerida, aga teil on mängumaad. Te võite mõne aine läbi kukkuda, kui tõesti nüüd osutus väga raskeks. Kui me räägime võtast, ehk et te olete kusagil varem midagi õppinud, siis see täidab õppekoormust. See aitab teil püsida täiskoormuses, aga see ei täida neid ainepunkte, mis on maksmise või mittemaksmise aluseks. Nii et see on ka otsustamise koht,
nüüd inimesel endal, kas ja millises mahus võtab rakendada ja mis ajahetkel seda teha. Ehk et kui see kõrgharidusreformi ja tasuta õppe jutt lühidalt kokku võtta, siis tasuta õppida on võimalik, aga seal siis on rõhksõnal õppida. Ehk et reaalselt tuleb täita õppekava sellel ajahetkel koolis oleku perioodil omandatud ainepunktidega. Et need on nüüd niisugused kõrgharidusreformi aspektid, mis puudutavad tudengit otseselt ja mis sisseastujad teie jaoks võib-olla tähendavad esimest valikut, et millal või tähendavad teie jaoks esimest valikut, kas täis- või osakoormus, kui te sisse astute, ja järgmisel hetkel seda otsustamist, et mis ma siis tegelikult teen. Kas ma panustangi maksimaalselt õppimisse või ma valin selle, et päris tasuta see kõrgharidus minu jaoks ei pruugi olla. Nüüd natukene, kui me rahast nii ehk nii rääkisime, ma nimetan ära paar asja, mis puudutab tegelikult ka kõrgharidusreformiga seonduvalt õppetoetusi, stipendiume, et õppuril on võimalik saada vajaduspõhist õppetoetust. Selle taotlemise info on kättesaadav, selle taotlemine ei käi kooli kaudu ja sellest aastast, mis nüüd vastuvõtt hakkab ja õppeaasta 2014-15 algusest on kolledžil 2 õppekava kaetud ka erialastipendiumidega, mida rahastatakse, kui ma praegu peast ütlen, ei eksi vast Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Ja need õppekavad on arendus- ja analüüsi õppekava, nad käivad nende oluliste, nende nutika spetsialiseerumise ja muude taoliste toredate tiitlitega pärjatud õppekavade hulka. Me oleme selles jaotuses koolina või need õppekavad on selles jaotuses, kus pooled õppuritest seda stipendiumi, erialastipendiumi saama hakkavad. Nii et võimalus, aga samas ka ütleme asi, mis ei ole tagatud kõikidele. Küll aga kui otsustada õppimise koormust, siis selge on see, et seal õppekava täitmine ja õppetulemused hakkavad rolli mängima, nii et selline eelinfo teadmiseks. Küsimused, kui tekkisid, siis on ainult teretulnud. Ei ole hullu, kui kohe ka kõigest päris aru ei saanud, siis kes õppima asuvad, siis me kohtume avaaktuse järel, siis ma räägin umbes sedasama juttu uuesti. Aitäh! Tere! Mina olen Dagmar ja tutvustan siis teile nüüd selle aastaseid sisseastumistingimusi. Et siin on siis veel kord ära toodud kõik õppekavad, kuhu on võimalik IT-kolledžisse sisse astuda ja päeva- ja õhtuõppesse toimub siis konkurss suvel, kaugõppe vastuvõtt on toimumas sügisel, septembri keskpaigas. Suvel nii päeva- kui õhtuõppesse toimub siis ühine vastuvõtt, mis tähendab seda, et õppekohad ei ole õppekavade kaupa ära jagatud, vaid kõikidest kandidaatidest tekib üks pingerida, olenemata sellest, millisele õppekavale nad siis kandideerivad. Et põhimõtteliselt on siis suvel võimalik esitada ainult üks sisseastumisavaldus ja ainult siis ühele õppekavale, mis tundub meelepärane. Õpingute nominaalaeg on 3 aastat ja lõpetamiseks on vajalik koguda vähemalt 180 ainepunkti. Tuleb siis läbida kõik õppekava järgsed kohustuslikud ained ja teatud mahus valikaineid. Ja selle aasta sisseastujatele on meil siis 170 õppekohta kõikide õppekavade peale kokku. Kordan nüüd veidi Inga juttu, et kui astuda sisse täiskoormusega õppesse, siis te astutegi sisse tasuta õppekohale, küll väikese
erisusega, nimelt need, kes on selle koha juba ära kasutanud, siis nemad võivad küll selle täiskoormusõppe valida, aga nende jaoks on õpingud tasulised. Et mida tähendab koha ära kasutanud? Et need, kes on juba rakenduskõrgharidusõppes eelnevalt tasuta kohal õppinud, üle poole õppekava nominaalajast ja ei ole möödunud ka õpingute algusest 3-kordne nominaalaeg veel, siis nende jaoks on õpingud tasulised. Ja osakoormusega õpe on tasuline. Nüüd, et seda tasuta kohta ka õpingute jooksul hoida, nagu Inga rääkis, tuleb täita õppekava täies mahus. Ja iga õppeaasta lõpus, ükskord õppeaastas vaatame me ka õppekoormust üle ja juhul, kui siis seda täiskoormuse nõuet ei täideta, siis viiakse tudeng üle osakoormusega õppesse, kui ei ole piisavalt ainepunkte kogutud ka selleks, et jätkata õpinguid osakoormusega, siis tudeng kahjuks eksmatrikuleeritakse. Ja nii täis- kui osakoormusega õppes on siis tudengil olemas üliõpilase staatus, kõik tudengi staatusega kaasnevad soodustused ja õigused, samamoodi kehtiv ravikindlustus, aga pangast õppelaenu saavad siis taotleda ainult täiskoormusega õppetudengid. Kandideerimise eelduseks on keskharidus ja lisatingimus nendele, kes on siis lõpetanud mitte eesti õppekeelega kooli, on vähemalt 60 punkti ühes järgmistest eksamitest, kas see on siis eesti keele riigieksam, eesti keele kui teise keele riigieksam või tasemeeksam, ehk siis arvestatakse kesk- või kõrgtaseme eksamit. Juhul, kui nüüd ükski nendest eelnevatest eksamitest ei ole varem sooritatud või kui on aastaid tagasi näiteks saadud selle eest alla 60 punkti, siis on võimalus enda eesti keele oskust tõendada ka dokumentidega, et saab esitada näiteks tunnistuse vastuvõtukomisjonile. Ja komisjon võib kutsuda kandidaadi vestlusele. Pingerida kujuneb keskkooli lõpetanutel keskmise hinde alusel ja tunnistuselt lähevad siis arvesse kõik kohustuslikud ja valikained, välja arvatud kooli eksamite tulemused. Need, kes on lõpetanud kutsekeskkooli, siis nendel arvestatakse kohustuslike üldharidusainete keskmist hinnet, et need erialaained siis tunnistuse pealt ei lähe arvesse. Riigieksamid ei ole sisseastumisel nõutud, aga on väga tore, kui on sooritatud matemaatika riigieksam ja alates sellest aastast siis laia matemaatika riigieksam. Et see eksami tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse keskmisele hindele, et see annab nagu veidi lisa. Nüüd nendel, kes sellel aastal on teinud kitsa matemaatika eksami, siis kitsas matemaatika tulemus ei anna sisseastumisel boonust ja nemad kandideerivadki ainult selle keskmise hinde alusel. Veel lisapunkt on võimalik saada juhul, kui gümnaasium on eelnevalt lõpetatud kuld- või hõbemedaliga või kui on riiklikul matemaatika, füüsika või informaatika olümpiaadil 1.–6. koht saadud, kui on rahvusvahelisel tasemel nendel olümpiaadidel osaletud või kui on saavutatud 1., 2. või 3. koht infotehnoloogia kutsemeistri võistlusel noormeister. Nüüd sellest aastast esimest korda on meil plaanis läbi viia IT-alaste pädevuste test. See on nüüd suunatud nendele kandidaatidele, kellel on juba selline IT-alane kogemus olemas. Et testi küsimused on üles ehitatud sellisel kujul, et arvuti tavakasutaja ilmselt ei ole võimeline neile vastama. Et seetõttu ongi testile oodatud IT-spetsialistid ja ülejäänud ilmselt ei tasu teil tulla oma aega raiskama. Ja testi küsimused koosnevad siis valikvastustest. Küsimusi on kõikidelt 3 õppekavalt ja positiivselt on sooritatud test siis, kui 51% on õigeid vastuseid.
ja testi tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse keskmisele hindele. Testid toimuvad 3 päeval 8.–10. juulini ja eelnevalt peab siis sellele registreeruma. Ja täpsem info tuleb üles ka sisseastumise infosüsteemi. Ja kandideerimine toimubki sisseastumise infosüsteemi kaudu sais.ee, kus siis kõik kandidaadid täidavad avalduse. Need kandidaadid, kes nüüd on siis omandanud keskhariduse enne 2004. aastat, nemad peaksid siis tunnistuse küll tooma koha peale, aga ülejäänud andmed saab kõik SAIS-is eelnevalt ära täita, saab lisada kontaktandmed, foto, teha õppekava valiku. Samamoodi ei ole andmebaasis kutsekeskhariduse tunnistuse hindeid, et ka kutsekeskhariduse omandanud saavad esitada siis dokumendi koha peale. Hindeid ise SAIS-i märkida ei saa, et mis olemas, see on olemas. Ja avaldust saab esitada siis sellest hetkest, kui konkurss on avatud. Pingereas kandideerivad ainult need avaldused, mille on siis kinnitanud kandidaat ja omakorda vastuvõtutöötaja. Nüüd lisainfo neile, kes otsustavad alustada õpinguid kohe osakoormusega õppes ehk tasulisel õppekohal. Et nemad siis tasuvad õppemaksu ainepunkti põhiselt vastavalt nende ainete eest, mida nad siis semestris läbida plaanivad. Ja õppemaks koosneb ainepunkti hinnast ja semestri registreerimistasust ning tasuda on võimalik siis mitmes osas, kas siis 1, 2 või 4. Nüüd võttateemad ka Inga juba puudutas, aga siin on siis ära toodud veel teemad, et mida siis nagu arvestatakse varasema õpitöökogemuse arvestamise taotlemisel, et mida on võimalik üle kanda, et varasemaid õpinguid, samamoodi täienduskoolitust, iseseisvalt õpitud töökogemust, sertifikaadid lähevad arvesse ja nagu siin juba mainitud, et need tulemused ei lähe siis arvesse õppekava täies mahus täitmisel, et tasuta kohal õppides tuleb ikkagi semestris vähemalt 27 ainepunkti koguda. Võtta taotlemine toimub elektroonselt ja enne iga semestri algust on võimalik taotlus esitada ning nüüd järgmine taotluse esitamise aeg ongi augusti lõpp, et kui on huvi see taotlus esitada, siis tasub seda juba teha hetkel, kui te olete sisse saanud. Ja konkurss avatakse peale jaanipäeva, kestab suhteliselt lühikest aega kuni 4. juulini, et seetõttu siis mitte maha magada. Ja kaugõppesse toimub vastuvõtt septembrikuus. Lisainfot saab meie kodulehelt ja kui on veel küsimusi, siis saab kindlasti erinevaid kanaleid pidi minuga ühendust võtta. Kas teil on praegu küsimusi? Kas see 170 kohta oli päeva- ja õhtuõppes või koos kaugõppega? See oli päeva- ja õhtuõppes kõikidele õppekavadele kokku ilma kaugõppeta. Aitäh. Veel küsimusi? Et kui praegu ei ole küsimusi, siis mina olen siin ka infotunni lõpus olemas, et saate siis tulla küsima. Aitäh! Tere siis, mina esindas tudengeid, mina olen Matis Palm, üliõppuse esinduse aseesimees siis IT-kolledžis, et ma vastutan siis tudengite poolse elu eest siin koolis nii-öelda. Mida me võimaldame teile võimalikult toredat viibimist siin ja koolielu. Et mult küsiti, et miks ma nagu tulin siia kooli ja miks tulla siia kooli, et see IT-kolledž on kindlasti Eestis IT koha pealt, aga muude erialadega võrreldes väga hea stardipakk, ma ütleks. Et kui sa tahad kuhugi spetsialistina jõuda või kuhugi kaugele saada oma elus ja sul on mingigi huvi IT vastu või sa arvad, et sul võib kujuneda huvi välja, sest alati ei ole need tulijad juba IT peal.
midagi leidnud, vaid avastavadki oma IT huvi siin koolis. Et siit sa leiad endale tutvused, siit sa leiad endale toredad sõbrad ja töökaaslased tavaliselt väga pikaks, et meil on väga palju töötajaid juba, kes on meie koolis õppinud ja nii, et Eesti IT-maailm on väga väike, ehk kui sa tead 10 inimest, siis või oled siin koolis käinud, siis Eesti IT-s on tutvused ees ja mida rohkem sul tuttavaid on, seda kergem on nagu läbi lüüa. Aga natuke siis ka nagu koolielust, et meil on 1. septembril on meil rebaste pidu ehk või rebaste nädal nii-öelda, kus me tegeleme otseselt rebastega. Meil on ka tuutorid, ma ei tea, kas räägite ka vist, et ma olen ise ka tuutor ehk vanemad tudengid toetavad teid. Koolielu on nagu väga tore, et meil on väike kool, meil on alla 1000 tudengi, et tudengid hoiavad kokku. Et see on nagu tõesti, aasta ringi toimub midagi, alati on võimalus vabatahtlikuna kusagil osaleda, midagi lahedat teha, klubisid on meeletult, TTÜ kampus on väga täis igasuguseid huvitavaid asju, Tallinnas on üldse tudengielu peaaegu nagu Tartus, et muutame aina rohkem nagu tudengilinnaks, et ainuke asi ongi, et palju sa ise peale hakkad, et mida aktiivsem sa oled, seda rohkem sa jõuad. Mina olen praegu ühel 500 inimesega küberkonverentsil siin Tallinnas, et mida NATO küberkaitsekeskus korraldab, et just tulin sealt siia, et teiega rääkida. Aga jah, et ükskõik, kus sa tuled, kas kuskil teiselt erialalt, siis on meil eriti hea, et saad ühendada oma õpitud eriala IT-ga, et tänapäeval ei ole nagu ühtegi erialal, kus ei oleks nagu IT-d mingil määral vaja, et sinust saab just parem spetsialist läbi selle. Et aga jah, ma tahaks panna nimele, et siia nagu, et IT-s ei saa nagu läbi lüüa, kui sul ei ole endal huvi. Et kui sa tuled siia nagu raha pärast ainult raha teenima, siis arvatavasti sa lihtsalt põled läbi või sul kaob huvi ära. Et IT-d enamik inimesi teeb hingega ja see on tore ala, et ma täiega soovitan, et ma olen 3 aastat siin õppinud ja ma võtan ikka seda iga päeva 100%-ga ja väga lahe on siin olnud. Mul vist see aeg saab läbi küll, et ma lõpetan küll, kui on küsimusi. Ma küsin sult ühe küsimuse, et kas sa soovitad mõneks semestriks minna väliskõrgkooli õppima? Jah, ma tegelikult eelmine semester just käisin pool aastat, käisin Portugalis, et see on nagu väga värskendav kogemus, et kui kellelgi on huvi, siis IT-kolledžist on nagu väga kerge jõuda kuhugi välismaale ja isegi oma, see IT-haridus, mis me Eestis saame, on nagu ka välismaal hinnatud, et ükskõik välismaine kogemus ja soovitan. Tudengielu on lahe. Et minu elu algas just siis, kui ma ülikooli astusin põhimõtteliselt. Aga on kellelgi veel küsimusi? Ma olen ka veel siin peale seda infotundi võin vastata küsimustele, aga jah, kõik, kes kooli siis sisse saavad, siis sügisel näeme. Aitäh! Ja siis sellega on IT-kolledži infotund lõppenud, et 26. juuni hakkab siis dokumentide vastuvõtt. See kestab kuni 4. juulini, et ärge siis maha magage kohtumiseni sügisel IT-kolledžis. Aitäh!